Olen esimene, kes siit täna ette kogub. Sõltub sinust endast. Tundub küll, kui ma siin palju mögised, siis visatakse mind siia. Õige arvus. Igal juhul suur tänu kõigile juba, kes on kohale tulnud, et Kingsi rannapidu küll natukene varajasel ajal ta on, aga mis teha, täna on ilus. Kes on liigi ääres on ja eemalgi, et meil on avatud ka puumbed, et kindlasti kerged kehakinnitused enne suurt kontserdit ja liigi ääres aktsiooni, et mäledamate saavad ja... Juua saab pärast ka. Nii, aga tegelikult on tegu ikkagi väga suure asjaga ühe pisikese küla jaoks ja ma julgen öelda, et tegelikult terve valla jaoks. Et väga paljud on lastega käinud siin ujumas ja on näinud selle 20 aastaga, kuidas on tiik täis kasvanud lihtsalt. Ja enam ei olnud, põhimõtteliselt oli väikene siukene veesilm siin, et ülejäänud oli kõik roheline. Ja tänaseks on ta ikkagi juba suure ranna mõõtmu annab välja. Nii et liiv on veel toomata, aga liiv arvatavasti tuleb ka. Aga ütleme nii, et liivalaadne toode eelmisest korrast on sinna jäänud. Suur tänu on tegelikult Kingsi külaseltsi poolt öelda just nendele inimestele, kes sellele projektile on õla alla pannud. Ja mul on alati siuke lugu olnud, et kui ükski naisterahvas mul jalaga tagumikku ei tao, siis ma eriti ei kipu liigutama. On see nüüd mu oma naine või on see mu abikaasa näitelavalt, vahet ei ole. Ja selle sama projektiga oli ka see sama lugu, et 2 nädalat oli jäänud projekti esitamisel. Ja siis üks tore inimene ütles, et kuule, kas nüüd või mitte kunagi. Et see koht tuleb lihtsalt käima lükata, uuesti rahvale nähtavaks teha. Ja tegelikult olen väga tänulik sulle, Liilia, et sa selle asja niimoodi käima lükkasid. Edasi me saime juba ise, aga see esimene selline tõuge tuli sinult. Ja ma usun, et terve külaselts on ja terve see seltskond, kes siin on kogunenud, on sellega nõus. Nüüd teeme sulle suure aplausi. Nii. Aitäh sulle veel. Tühi kott. Aga seest punane. Seest punane. Teine suur aitaja või aitaja, ütleme kõige suurema vaevanägija oli see, kes selle tiigi puhtaks tegi. Sellega oli omajagu toimetamist, küll prooviti siit poolt ja sealt poolt ja kolmandalt poolt ja lõpuks saigi väga ilus asi välja. Aga 2 inimest, Vesta ja Aivar Vendel, siis AV kaevetööd on tõesti suure töö ära teinud ja sellest veeaugust tiigi teinud. Nii et kus on Vesta? Tule! On, Vesta tuleb kohe. Vesta ja Aivar. Ma just kiitsin teid nii kõvasti, et... Ehk siis suur kummardus selle sama töö eest, mis te tegite. Aivar tuleb ka. Tuleb, vaikselt. Ma juba siin võttis esimese selle. Ma ütlesin, et siin oli ühelt poolt ja teiselt poolt ja kolmandalt poolt, aga suur tänu teile, et te selles mõtlesite ja aitasite meid hästi kõvasti.
sinul on palju tähtsam. Ja kohe. Sa kaotad ära ju. Suur tänu teile. Igal ühel omad kingid, kes saab paberi, kes saab koti. Saab tühi kott, nagu öelda. Jaa. Neid, kes õla alla panid, oli päris palju. Aga see, kes rahastamise kontekstis aitas ja käisid vaatamas seda meie projekti või meie mõtet üldse, mis käima oli lükatud, siis mulle jäi sellest külaskäigust üks lause meelde. Üks meesterahvas, kes selle hindamiskomisjonis oli, vaatas seda tiiki ja ütles, et aga noh, kui te tervet tiiki ei jõua puhtaks teha, tehke pool. Et noh, poole kaupa oleks seda nagu väga keeruline teha olnud. Aga igal juhul MTÜ Kodukant Läänemaa ja Maarja Pikmets seal eesotsas oli meil nõu ja jõuga abiks nii rahastamise poole pealt kui siis sellesama projekti toimetamise poole pealt ja hästi palju oli nagu no ei ole hullu. Aga ma ei tea, kas on nüüd kedagi, ma tean, et Maarja on praegusel hetkel veel ei ole, aga 40 minuti pärast on ta lõppeklubis lavale astumas näitemänguga. Teda ennast siin ei ole kindlasti, aga äkki on keegi tema lähikondsetest. Või? Siis viime ära. Või siis... See siin kott tahtsid kõndima. No ma vaatan jah, et nad juba lendavad siin edasi-tagasi. Need sobivad mulle. Olles ise riigiametnikuna tööl, siis üldiselt on need riigiametnikud sellised parajad põrsad. Nad ajavad oma rida, nad hoiavad seadustest kinni ja ega sihukest inimlikku poolt sealt eriti palju ei ole. Ja seda üllatavam oli see sama Priia-poolne riigiametnik, kes nõuga me suhtlesime niimoodi, et võib-olla ma ei tohiks seda üldse rääkida, aga me suhtlesime niimoodi, et erameili peal rääkisime asjad kokku, kuidas ametliku meili peale peaks seda asja nagu kirjutada. Alustasid hästi, ära nii palju rääkida. Ja see oli nagu nii tore, kuidas üks ametnik on siiralt abivalmis ja selline mõtles kaasa. Ja Maie Paltsepp on tema nimi Priiast ja tema kindlasti täna siia ei ole tulnud, aga või on äkki või? Aplaus! Nii, lähme edasi. Kui me seda projekti alustasime, siis andis vald meile teate, et tuleb teha sellist asja, et ennem kui projektirahad kätte saate, seal tuleb seadustada või peab see mingi ehitusload ja asjad võtma kõik on ju. Ja siis, kui see projektirahad olid valmis ja projektirahad praktiliselt üle kantud, jah-sõnad kõik olemas, siis tuli välja, et seda tiiki ei ole olemas. On olemas promenaad ja tiiki kui sellist ei ole üldse olemas. Ja seda tuli seadustama hakata. Ja selleks oli aega täpselt 2 nädalat, nii et see meie oma valla ametnik Eret Täht aitas meid ikka päris palju. Sai mitmeid kordi temaga konsulteeritud, kuidas seda kõige parem teha on. Ta ütles ka, et vald oli pannud liiga suure selles mõttes nõudmised ette, aga kuna need olid ette pandud juba, siis me saime sellest nagu kenasti üle ja suur tänu igal juhul temale. Eret on siin, ei ole? Võib-olla ei paista, et tuleb. Äkki tuleb. Siis, kui see
siis kui see tiik oli vaja seadustada, siis oli vaja selleks ühte joonist. Ja ühe esimesest kohast küsisin, siis öeldi joonisele, et 1400 pluss käibemaks. Pisikene joonis. Sai natukene edasi mõeldud siit ja sealt ja kolmandast kohast ja abi tuleb ikka sealt, kus sa üldse ei oska arvatagi. Ja see abi tuli tegelikult oma klassivenna poja käest, Plaid Laev nimi, ja tegi põhimõtteliselt nädala ajaga selle joonise, mis aksepteeriti ja hästi joonistab. Hästi joonistas. Kõik kõrgused asjad. Ma ei tea, kas Plaid jõudis, ma eile küll palusin tal tulla, aga vist ei jõudnud. Kõnekott? Ei paista. Naabrid? Nii, sellega ei ole veel kõik. Rahadega on ikka nagu on. Raha ei ole. Ja tasub alati küsida, kui sul raha ei ole. Ja tasub küsida ka siis, kui sul raha ei ole, kui see rahalaev on juba läinud. Ja tegelikult imesid juhtub. Ma olen teinud külaseltsi nimel Kerli Uvalale tänukirja, et raskel ajal tuleb see rahalaev ka siis, kui sa ei oska isegi kuskilt oodata. Nii et ma ei tea, kas Kerli, ma tean küll, kus ta on. Ta on välismaal kuskil, võttis nädal aega puhkust igaks juhuks, aga viime talle selle edasi. Ja viimase tänukirja ma ühendasin külaseltsi poolt, ennem kui meid siia tiiki visatakse, Lääneranna vallavalikogule ja Lääneranna vallavalitsusele. Et tegelikult vald, see oleme meie ja kui ei ole seda vallapoolset tuge, siis sa võid ükskõik mida teha, kus kohas tahta teha, aga see vallapoolne tugi peab olema. Nii et suur tänu tegelikult Lääneranna vallavalikogule ja vallavalitsusele. Ma volikogu esindajat näen siin nii mõndagi. Keda sa valid, kes lähemal on? Aga vallavalitsuse poolt ma arvan, et abivallavanem on kõige parem seda vastu võtma. Nii et pange see seina peale omale ja tänud. Ja tema isiklikult aitas ka teha meil selle reklaamplakati, nii et Ka hästi joonistab. jah, ka hästi joonistab, kui AI abi. Nii, nüüd said vist kõik asjaosalised tänatud. Tegelikult ei saa. Meie oma küla on tänamatu. Päriselt ka. Et see, mis siin ümber selle tiigi on toimunud viimased pool aastat, see on päris tore. Kes niimoodi tuleb, vaikselt ajab maalud sirgeks, kes tuleb, nokitseb siin, teises, kolmandas kohas, neid ei näe, aga nad on alati olemas. Et see suur aplaus tegelikult meie oma külale. See pidu on ühendatud meie külale. Nii, Raul poiss. Me oleme 2 juhatuse liiget, kes siis selle tiigi peaks nagu avama. Taas avama. Kas sul on need ujumisliides kaasad, mis me enne rääkisime? Lükka. On. Ma saan aru, et siin on... Oota, kus sa lähed? Ma lähen teisele poole. Ära! Ja mõtlesime, et kuidas me seda... Me ei lähe välja. Oota. Ikka ma pean seda meeldist vedama ja vedama. Peaaegu oli õieti jäänud, et 3 korda oleks tulnud ümber kaela mässida.
pidu on ka avatud, võib kohe ujuma minna, ei ole üldse mingit probleemi. Kas sa tahad maale tulla või? Anna otsad! Saame kohe päriselt pääsma hakata. Muidugi. Loome ära. Kui sügav oli seal? Korral hakkas küll. Sauna sooja. Kaldale. Tervis, Kaldale. 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 Kaldale, Kaldale. Kaldale. Poiss, tule siia. Me oleme kuulnud Tule siia. See kõnnib vee pealt, kui palju jaluta sinna palun. No nii, ja kui teil koera kaldal ei ole, siis ärge saunast niimoodi vette hüpake. Miks sa? Koeri tuleb päästma. Aplaus meie vaprale puhkujale. Aga vees võib hädas olla ka 2 inimest korraga. Nii, vaatame, mis need tüdrukud ulbivad seal nüüd siis. Nii, Kaldale. Hästi, Kaldale. On ju. No muidugi. Ära maura selle nüüd. Ära praegu jätta. No, võtsin aga jälle. Koer jõuab tuua 3-4 inimest ka, kui vaja on. See on nüüd see osa, kus mul on omal kops koos, kus koer ja päästja lähevad või koer ja koerajuht lähevad koos. Aga treeningu mõistes me saadame neid ka üksi. Ja koer peaks tegema siis ringi ümber kannatanu. Meera, oota! Lase lahti! Meera, too! Jah! Ümber! Tegemist 1,5-aastase kutsikaga. Meie jaoks ka õppimine.
Kaldale. Kaldale. Koer võib viia ka päästevahendid, ei pea alati ise kaasa minema. Läks? Vii. Käpa taga. Käpa taga või? Näita. Valda vahel tuleb läbi. Anna korraks. Hüva. Võtta. Ja vii. Vii. Ümber. Ümber. Kaldale. 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 Tule. Arabellal on jube mõnus, ta täiega chillib, nad suudavad palju kiiremini liikuda. Aga nad teavad ka täpselt, et tegelikult ei ole inimene ohus. Ja siis nad chillivad. Tule. Liiguta käppi. Liiguta käpsi. Tule. Tubli tüdruk. Hästi. Kui te vette kukute, ei ole sellest vestist mingit abi seal paadis. Too! Kaldale! Kaldale! Kaldale. Tema on nüüd 8-aastane. Tema on 8-ne. 1,5 on kaldal seal Triinu näpu otsas hetkel. Tema on vana kogenud koer, jah? Ma vahel ajan neid ise ka segamini, nii et ei ole hullu. Kaldale. Selja tagant võib kergelt segamini ajada. Kaldale. Tubli tüdruk. Tule välja. Hea, kui on koer käe pärast võtta. Tervis. Too. 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 Kaldale. Kaldale. Mingi mänguasja. Ta peab käsu peale sellele järgi minema. Me proovime seda veera peal. Seda, et ta järgi läheb, olen kindel. Sama kindel olen ma selles, et ta jääb sinna vee peale chillima ja ei tule välja, aga vaatame. Veera on noorem, jah? Too. Too. Kutsikal on veel kutsika tembu. Vaatame, kuidas ta hakkama saab. Võta. Too. Kaldale. Hästi. Kaldale.
Tule. Ma ütleks, et koer on talvega kõvasti arenenud, eelmine sügis ta välja ei tulnud sellise asjaga. Aga tundub, et hakkab suureks saama. Jubli Veera, hästi! Veera, hopp! Veera, hopp! Veera, hopp! Hopp, too! Too! Hopp, läks! Hopp, tule maha! Hopp! Ära! Ai, lükatud! No, läheb! Veera! Jaa, tubli! Laske tal olla! Võta! Võta! Veera, siin on! Päris võimatu on kuivülikondades uppuda. Ei lasta. Kui te kunagi kasvatate kuivülikonda, siis vaadake, et teil jalad ei tõuse tagumikust kõrgemale, sest ilma näed nüüd maadled, kuidagi ei saa jalgu alla. Läheb pea allapoole. Jalgu ei saa alla. Siis keerake ennast kõhuli aset, vist on seda parem saada. Too memme ära. Ära looda nii, tehnika ja inimene versus Bellale, raudselt tehnika. Too. Oota, nüüd ära uju kauga, ta tuleb sellega. Ujund, mul olid jälle jalad vee peal. Jupli peale on õieti käib. Mõlemad tuleb ära tuua ju. Kaldale. Tule, Veera. Bella. Ära, Bella, tule. Kaldale. Sa ei saa sealt sinna peale. Tule kaldale. Tule. Aga selles suhtes jah, et kui te kunagi kasutate kuivülikondasid, siis olge nendega hästi ettevaatlikud. Mul endal see konkreetne ülikond on teist korda seljas. Need sellised nagu tüdrukutel on natukene paremad, need on pehmemad ja kergemad. Aga sellega on ikka tõsine tegemine ennast nii-öelda jalad madalale saada, põhja saada. Nii. Olge valmis tirima. Nii. Muidu on ka lõpuks läbi märg. Ümber. Ümber selle kannad. Ja koer ei tohi ujuda peale. Sellepärast me õpetame tegema seda ümber, sest ta eesringi keerab. Kui ta ennast eesringi keerab, siis ta võib jääda kaugele, pigem ikkagi ümber. No vot, nii me toimetame.